midagi tuli teha. Ja mul oli väike kaamera ka kaasas ja ma siis jäädvustasin päeviku vormis oma üleelamusi ja õpetuseks siis tulevastele põlvedele. Kes tahavad üles tippu ronida? Kui palju sa seal inimesi kohtasid sellel teekonnal? Tead, see teekond on see, mida möödavad kõik ekspeditsioonid, kes tõusevad Nepaali poolt. Ja kuna on 50. aastapäev, siis neid inimesi on päris palju. Ekspeditsioone liigub palju. Ma ei olnud seal selles mõttes üksi, et ma kedagi ei näinud ja kellegiga juttu ei saanud ajada. Et ma kohtusin väga paljude huvitavate inimesi. Kui suhtlemisaltid nad seal on? Ma tean, et paljud on ka väga endast tõmbunud puht sel põhjusel, et nad hoiavad lihtsalt energiat, kuna see ettevõtmine on raske. Ei? Mis energia? Normaalsed inimesed kõik nagu meie sinuga sa ei hoia ju homseks saateks energiat. Praegu ei ole küll. No vaat, kõik inimlik suhtlemise rõõm ja sa muidugi käid, sa käid niimoodi, et hommikul nagu valgelt läheb, sa hakkad käima. Ja see tee ei lähe kogu aeg üles, vaid see läheb üles alla ja põhiliselt üles, et päeva lõpuks on sul mingisugune kilomeetrine tõus. Ja siis sa oled muidugi, ütleme, kuskil kell 4 lõpetad, siis sa oled niimoodi, tead, et sul ju pea valutab kogu aeg siit tagant, muudkui peksab puklasse. Sul ei ole isu, sul ei ole und, sul on niimoodi, et sa astud umbes 30 sammu ja ootad, kui süda tuleb järele, et see teeb nagu raskeks. Aga siis istud maha, jood jälle tee ja läheb jälle paremaks. Ja kell 6 läheb pimedaks, siis ei ole mitte midagi muud teha, kui ronid magamiskotti ja hakkad und ootama. No, kuidas sa võtad oma reisi kokku? Sa võib sinust mägironija või matkaja saada, kui sa oma esimese seljakotis või vabandust, magamiskotis magamisi tegid nii ekstreemsetes oludes? Ma mõtlesin seal kõndimise peale, et millega ma seda kannatust võrdlen. Ja siis mul tuli pähe, et sa vist ei ole sõitnud, aga iga aasta on Eestis selline suusamaraton, nagu Tartu maraton, mille mõned inimesed... Ma õpselt olen Tallinna maratoni läbi sõit täispikkus, see oli suur katsumus. Sõidad läbi ja siis räägid pool aastat sõpradele, kuidas oli ja mis värk oli. See oli nagu Tartu maraton, ainult 9 päeva järjest. Ja see ei ole nagu päris minu selline paleus taolise asjaga tegeleda, et kui mind suvel direktor Sikka laseb jälle Kadrioru staadionile ketast heitma, et siis ma olen õnnelik. No sina ise oled tavaliselt palju küsid ka sellist küsimusi, et kuule mees, et mis sind paneb seda tegema, et vasta nende kohta, kes sinna üles lähevad ja kes tõesti, neid võib võrrelda, ütleme, maailma tippspordi tegijatega. Mis on see, mis neid paneb sinna ronima? See on ka eluga riskimine. Ma ei saa aru. Ma tõesti ei saa aru. Selleks peab olema vastav inimene. Selleks peab ilmselt armastama mägesid väga kirglikult ja selleks peab olema niisugune sisemine kutsumus ja sa pead nagu tahtma ennast ületada. Seal on vahepeal nii halb. Siin on nii halb, et inimene, kes ei ole mäehaigust põdenud, ei saa aru, kui halb võib tegelikult olla. Ja ma saan aru, kui nad räägivad, kõvad mehed, aga räägivad, et kellel on kõht lahti, kellel pea valutab, kuidas nad lebavad seal hetki eest. Nüüd ma tean, mida see tähendab. Sul on tõesti nii halb, et kohe on kole halb. Aitäh sulle, Vahur. Ma saan aru, et me näeme sellest reportaaže ja saateid. Kas see pealtnägija Eelole kolmapäev toob juba esimese loo sinu reisist? Jah, mitte minu reisist, aga ütleme nende jõudmisest Tiibetisse. Jah, see väike kõps tuleb küll, jah. Aitäh sulle, Vahur, nii et seda võite siis vaadata juba kolmapäeval pealtnägijas 20.05. Praegu siis uudiste aeg. No teie tegelikult peaministri karjäär on olnud Eestis kõige edukam, kuigi teie mõlemad valitsus on langenud enne korralisi valimisi, midagi on ikkagi nagu vahel tulnud, aga nii teie esimene kui teine valitsus on olnud kõige pikemad. Viimane 1999–2002 valitsus oli siis kõige kauem püsinud Eesti valitsus läbi aegade, vist isegi Eesti Vabariigi aeg kaasa võtta. Ja esimene valitsus 1992–1994 oli ka siis teise koha edetabelis olev valitsus. Nüüd on astunud siis meie valitsuse etteotsa Juhan Parts, kes on väga paljuski sarnane Mart Laariga. Esiteks on ta poliitikas uus tegija, teiseks on ta vanust umbes sama palju kui Mart Laaril, kui Mart Laar valitsust moodustas esimene kord oli ta 32-aastane, Juhan Parts on praegu 36-aastane. Ja kolmas võib-olla sarnasus on ka see, et nii nagu teie, nii ka tema sai hääli, ma ei tea, kas oodatult või ootamatult väga palju ja võim tuli nagu liiga kiiresti ja liiga ootamatult kätte. Kas te näete neid samu sarnasusi enda ja Juhan Partsi vahel? No, ma arvan, mõni sarnasus on veel. Kindlasti on Juhan Parts nii nagu minagi idealist. Ja samas, mis puutub sellesse viimasesse sarnasusse, siis see on võib-olla pigem väline kui tegelik, sest et ma arvan, et Juhan Parts on võimu
saavutamiseks ja siis võimu võtmiseks üsna põhjalikult ette valmistanud, nii nagu ka Res Publica siiski. Et selles suhtes väliselt tundub see edu tihtipeale üllatavana. Natukene nagu sellised ranged. Aga need kaseoksad on just sellised, mis liiguvad nagu väga suvaliselt erinevates suundades ja see annab sellise vabama, kevadisema, natuke sellise juhuslikuma iseloomu. Nõnda, sellest täiesti piisab. Ja nüüd siis nartsissid ja kindlasti üks asi, mis tuleks teha ikkagi kõikidele lõikelilledele, ka nartsissile siis uus lõikepind, uus imupind. Ja nii nagu ikka selliste pehmevarrelistega lilledele oleks hea see imupind teha risti, mitte viltu. Et ta ennast siis, et ta nagu üle ei jooks. Nõnda. See oleks hea, kui nüüd nendesse katseklaasidesse saaks panna nii piisavas koguses neid lilli, et lilled jääksid ise nagu erinevatele kõrgustele. Ja kuna katseklaasi ei mahu väga palju vett, siis kindlasti seda te peate väga hoolega jälgima, et need lilled siin kuivale ei jääks, et õigel ajal kindlasti vett juurde lisaksite. Väga lahtiseid nartsisse ei soovitaks osta, sellepärast et nartsissil nii või nii on suhteliselt lühikene tegelikult eluiga ja kui te juba ostate täiesti lahtise õie, siis ta teil tegelikult püsib ainult tõesti võib-olla mõne paar-kolm päeva ainult. No võib-olla ka 4. Aga väga sellised pungad ja täiesti veel sellised nupud, kus isegi praktiliselt ei ole peaaegu, et värvi näha, nad kindlasti avanevad väga kiiresti. Need näiteks lilled on võetud, ma võtsin need reedel ja nad olid sellised täiesti rohelised pungad, et siit võis ainult aimata, mis värvi, et nad tõenäoliselt tulevad kollased. Ja näete, 2 päevaga nad on täiesti avanenud. Et see areng toimub tõesti meeletu kiirusega. Nii, ja nüüd siis lihtsalt täiesti mida juhuslikumalt seda parem need nartsissid siia vaasidesse. Näete, nende vaaside asend iseenesest on ka selline väga vaba selliste väikeste hüpetega. Üks koht siis natukene nagu selline keskus või tugevam koht, kus on vaase tihedamalt koos. Ja ülejäänud suhteliselt vabalt siin ümber. Loomulikult, kui teil on väga selline range interjöör, siis võib neid vaase ka ritta panna ja selle vabaduse võib-olla ära jätta, sellise väga selge rea moodustada. Et siin on ka kindlasti väga palju erinevaid lahendusi. Kõikidesse vaasidesse ei paneks täpselt ühe koguse lilli praegu siin, kui eesmärk on sellist vaba tervikut saada, sest muidu paratamatult see raskus nagu läheb ühtlaseks. Nõnda, ja ma arvan, et sellest täiesti piisab nende vaaside jaoks. Aga nüüd üks asi veel on see suurem krüsanteem. Väiksema krüsanteemi ma juba niimoodi istutasingi, aga ma tahaks teile just näidata seda, et kui teil on näiteks kodus mingisugused vaasid, tavalised lillevaasid, et nad ei ole nagu mõeldud tegelikult potilillele ja näete, tal siin ei ole auku all, eks ju. Et siis te peaksite kindlasti tegema sellist asja, et panema siia kas siis kergkruusa või kive alla mingisugune sarnane materjal, mis on siis, et jääks ühesõnaga nende kivide vahele see õhuruum, et kui me nüüd pealt kastame, et see üleliigne vesi vajuks läbi mulla sinna alla, et juured ei jää vette. Ja siis võib veel ühte sellist asja teha, et mitte nagu istutada seda potilille nagu mulla sisse, vaid selle võib ära kasta, et ta oleks korralikult niiske ja keeratada tegelikult sambla siis, sest sammal hoiab nagu meeletult hästi niiskust. Ja siis see sambla ülemine serv, näete, mis jääb nüüd siia üles selle poti ümber, see jääbki juba ühtlasi ka nagu selleks katteks siia potile peale. Et ei pea enam millegiga seda potti hakkama pealt katma, sest see muld ei näe just eriti kena ja nagu esteetiline välja. Ja nüüd üleliigsed samblatükid servadest ära. Ma just meelega istutan selle krüsanteemi nagu natukene sügavamale, et see alumine lage osa krüsanteemil nagu näha ei jääks, et oleks pigem niimoodi, et sealt, kus see vaas lõpeb, et sealt kohe ülevalt jätkuvad ka õied. Nõnda, aga nüüd mul oleks natukene abi vaja, sest mul on siin selline, nagu ikka öeldakse, et üks potilill on nagu ilus,
aga kui tuleb 2, on veel ilusam. Ja kui 8 on kõige ilusam. Just nimelt. Ja praegu kuule, meil oli selline probleem, ma Anuga vahepeal arutasime, kui siin neid lille lõiksid, et Anul oli ka põhjust osta ükskord nad sisse, tema kinnised nad sissist pani vaasi ja täpselt samamoodi kinnisena nad närtsisid ära ja ta viskas nad täpselt niimoodi minema. Milles see viga oli? See võis olla see probleem, et nartsissid võib-olla, et olid toodud suhteliselt ammu juba nagu riiki sisse. Nagu seda pole võimalik eriti poes vahet vist teha või? On või? No tegelikult on niimoodi, et kui on näha, näete, ma vaatan üks nartsissidest mul oli siin samamoodi, see on nagu näha, et enne kui ta avanema hakkab, nüüd need kroonlehed on nagu ümber selle keskuse nagu ja kui on juba näha, et nad on nagu kergelt, hakkavad nagu krimpsu tõmbama ja on kergelt kuivad, siis on tõenäosus, et ta ei avanegi. Et seda tuleb vaadata siis? Sellepärast, et nartsissi hoitakse kasti sees ilma veeta ja kui ta on 1 nädal-poolteist juba seisnud ja siis panna nagu tuua sooja, siis ta tõesti välja ei arane, sest ta on nagu kinni kuivanud. Et see kõik ei ole lihtne, ma pean selle ka veel võtma. Just. Ja pole tõesti lihtne, isegi 2 ei ole lihtne. Ja, sellepärast, et ma arvan, et üks asi just nende potililledega on tihtipeale meil on selline komme, et me ostame 1 potilille, tegelikult need potililled ei ole nagu kuigi kallid. Et näete... 1 pott 600-700 krooni ja see pole muidugi midagi. Marko, jäta järgi, inimesed usuvad ka sind. Nad ei maksa tõesti nii palju. Näete, väga ilus on, kui on siin neid lilli. Nagu tõesti selline suurem kogus. Kena ja ilusaid pühi teile. Suur aitäh Vox Clamantise-le ja saame öelda tere hommikust Janek Tulvele, kes on Vox Clamantise kunstiline juht ja dirigent ja Mikk Üleale Eesti Filharmoonia kammerkoori dirigendile. Ülestõusmispühad on lähenemas ja selle puhul teeb siis Eesti Filharmoonia kammerkoor ja Vox Clamantis koostööd. Mis koostöö see on, mis muusikas on, mida kuulata saab, Mikk? Me kanname ette siis Filharmoonia kammerkooriga Carlo Gesualdo kannatuse responsooriume, mis on laiaulatuslik teos ja mille ettekanne hõlmab 3 päeva ja meie Gesualdo muusika on põimitud Gregoriuse koraaliga, nii nagu ta algselt on ka ette nähtud ja mõeldud. Janek Tulve, kuidas see kõlab? See kõlab väga huvitavalt ja tegelikult see meie selline koostööprojekt on küpsenud juba päris pikka aega. Et just seda repertuaari nendel õigetel päevadel Vaikse nädala ajal teha. Ja tõepoolest Vaikse nädala liturgia, need tekstid, see muusika, mis on siis pärit Gregoriuse laulust, on ärgitanud väga paljusid heliloojaid läbi erinevate sajandite kogu aeg tagasi tulema selle atmosfääri juurde, kuna Vaikse nädala sellised värvid on iga päev erinevad ja just siin selles koostööprojektis tulevad ka need 3 päeva siis väga huvitavalt ja konkreetselt välja. Kas seda ka
kuulajale tegelikult seletatakse natuke rohkem lahti seesama asi, mida te, Jaanik, praegu kõnelesite? No kuulajale seletatakse ta lahti eelkõige läbi muusika, läbi need tekstide, kus kõik on tõlked olemas ja ma arvan, et kuulaja saab sellest aru, sest tõesti ka muusika iseenesest on nendel 3 päeval täiesti erinev. Kui suur väljakutse tegelikult see projekt mõlemale? Minu käes on tänane Postimees kirjutab mitmetel teemadel, aga esiküljel sellest, et logiseva mobiiltelefoni pärast surnuks pekstud 20-aastane üliõpilane Ivo on üks viimastest ohvritest, kelle on nõudnud Eesti vallutanud valge surm Afganistani heroiin, mis tänavakuritegevust järjest vägivaldsemaks muudab. Ja Afganistanis on praegu valmis Euroopasse saatmiseks 2 tonni hoopiumit ja 2 tonni heroiini. Veel kirjutatakse abiturientide küpsuskirjandist. Laupäeval küpsuskirjandeid kirjutanud koolilõpetajad tundsid tänavu leiget huvi rahvuslike teemade vastu, eelistades hoopis kirjutada näiteks sellest, millised on tänapäeva inimeste jumalad. Väikerahvas tuleviku Euroopas, rahvusliku ühtekuuluvuse vajalikkus oli siis leiged teemad. Pärast enam kui aasta kestnud vaidlust on Haigekassa ja Ravimiamet nõus verevähi haigetele kompenseerima ülikallist ravimit Glivec, juhul kui soodusravimikomisjon leiab selleks vajalikud 9 miljonit krooni. Riigikogu esindaja Euroopa tulevikukonvendis Tunne Kelami sõnul avaldavad Eestile positiivset mõju Ungari, Sloveenia ja Malta euroreferendumid, milles enamik hääletanud olid Euroopa Liiduga ühinemise poolt. Intervjuu on tehtud justiitsminister Ken-Marti Vaheriga, kes lubab karmimaid karistusi ja korruptsiooni vähenemist, eriti kohalikes omavalitsustes. Tallinna ühe kesklinna tänava Rävala puieste üle käib otsustus, kas ehitada see maa alla või teha sinna hoopis teine lisatee peale. Tadžikist ja Afganistanist kirjutatakse pikemalt, veel kirjutatakse aga USA Jeanne d'Arcist, Jessica Lynch. Igas sõjas vajatakse kangelasi. USA's on praegu sõja vaieldamatuks kangelannaks saanud sõjavangi langenud ja sealt päästetud 19-aastane Jessica Lynch, kellest Ameerika meedia on teinud vapruse ja patriootlikkuse võrdkuju. Ja Autoekstra ilmub Postimehe vajal ja sotsioloog Juhan Kivirähki arvates on valija ootused uue koalitsiooni osas eelkõige Res Publica osas üles köetud ning kui need ei täita, võib see kaasa tuua eelkõige valitsust juhtiva erakonna populaarsuse languse. Valitsusliidu püsimise võtmeküsimuseks on aga koalitsiooni sisekliima ja Postimehe tagaküljel kirjutatakse kultuslikust kolmikust, kes tuhises täiskäigul üle Viimse piiri. Juttu käib siis Kreisi raadio 10. juubelikaalast. Ka Eesti Päevaleht kirjutab Kreisi raadiost, tõsi küll kultuurilehekülgedel, aga pilt igal juhul on Eesti Päevalehe esiküljel. Aga kirjutatakse esileheküljel sellest, et Eesti kulutab vähihaigete raviks 6 korda vähem raha, kui vaja oleks ning seetõttu peavad arstid valima, millisele patsiendile kallist ravi anda. Iivi Masso küsib arvamusleheküljel, kas USA toetav, kuid Euroopa Liitu astuv Eesti annab aru, et Iraagi sõja näol on tegu USA ja Euroopa Liidu majandussõjaga. Veel tuleb juttu sellest, et Kaitseministeerium tahab hakata sügisest ajateenistusse kutsutavate seas läbi viima uut tüüpi teste, mille eesmärgiks on välja selgitada liidri omadustega kutsealused, kes soovivad oma võimeid kaitseväes edasi arendada. Testikompleksi liidritesti osa töötas 3 aastat välja töögrupp psühholoog Aaro Toomela juhtimisel. Ja veel kirjutatakse sellest, et netiportaali Tom, mis on siis lühend sõnadest täna otsustan mina, kasutajad soovivad kanepi seadustamist. Ja kanepi legaliseerimise idee esitanud Ott Uppermann võrdleb netilehekülgedel kanepi kasutuse keeldu vabaduse piiranguga, tuues välja 10 fakti. Tema sõnul kanep tubakas tohutum on. Eesti Päevaleht avaldab Riigikogu liikmete nimekirja koos piltidega fraktsioonide kaupa. Sellest ka täielik ülevaade. Kirjutatakse sellest, et ungarlased toetasid Euroopa Liiduga ühinemist. Sergei Statnikov kirjutab Iisraeli geopoliitilistest väljakutsetest ja loomulikult on juttu ka Iraagi sõjas. Majanduslehekülgedel aga on artikkel, mis pealkirjastatud Ratsaspordiliit on seotud hämara maatehinguga. Ja spordilehekülgedel juttu siis Eesti korvpallist ja Marko Märtinist. No me kuuleme muusikat ja siis vaatame tsirkust.
Sõjaväelased väljendasid oma lojaalsust isale ja pojale ehk siis endisele ja praegusele liidrile Kim Jong-ilile paraadiga Keumsosani palee ees. Üle kogu riigi on istutatud spetsiaalselt sünnipäevaks aretatud 5500 Kim Jong-ilijat. Riigikogu esimees Ene Ergma teeb oma esimese välisvisiidi täna Riiga, kus ta kohtub Läti ja Leedu parlamendi juhtidega. Puhul ei ole eesmärk pidada kõike seda informatsiooni peas. Loomulikult ei ole. No, lepingu eesmärk on see, et sa teaksid, kust kohast mida leida, kui sul seda konkreetset kohta vaja on. Ja võib-olla ma ütleksin veel nii palju, et kui me vaatasime inglisekeelset teksti ja näiteks oli vaja sisse viia tehnilisi kohandusi ehk sisse kirjutada lepingutesse Eesti ametiasutuste nimesid, siis loomulikult ei lugenud me, mis on kirjutanud Poola või mis on kirjutanud Ungari. Nende keelest ei saa me aru ja me ei saa ka kontrollida, kas see nimetus on õige. Nii et pilk otsis kohe üles eestikeelse teksti ja vaatasime, kas Eesti ametiasutus on õigesti kirjutatud. No näiteks leidsime kaardilt tänu juristlingvistides teravale silmale, et oli virtsu asemel kirjutatud virstu. Nii et viimasel hetkel sai parandatud selline viga. Nii et silm otsis kogu aeg Eestit puudutavat. Mis siis, kui virstu oleks jäänud, virtsuga oleks suur jama olnud, praamid poleks saanud liigelda võib-olla enam? No lihtsalt piinlik oleks olnud, et lepingut on ette valmistatud nii põhjalikult ja nüüd on selline... No kui nüüd tõesti tuleb mingisugune selline juriidiline probleem selle sama Euroopa Liidu lepinguga seoses ja mingid Eesti ja ütleme mingid kolmandate riikide vahel või ma ei tea kellega, kuidas need asju, kui mingi asi läheb kohtusse mingil põhjusel? Kuidas neid asju siis nagu silma peal hoitakse, kui see dokument on tõesti nii suur ja põhjalik? Kuidas neid kõikide riikide erinevaid lepinguid ja neid sätted kõike arvestatakse? No ma ütleksin veel kord, et kõik on keskendunud lepingule, tegelikult on see pikk protsess olnud. Eesti seadusandlus on ju sisuliselt harmoneeritud Euroopa Liidu seadusandlusega peaaegu täies ulatuses. Ehk see ongi juba osa meie elust. Neid oli üliõpilastega. Miks te sellist pikka pausi vahepeal olite pidanud? No ma olen küll väheke loenguid pidanud siin ja seal ja ajuti. Aga jah, nii suurematest töödest on see nüüd mis nagu avalikkuse ette jõuab, on jah teine. No me oleme teinud kooli siseseid töid ka vahepeal, aga see on jah nagu mõeldud rahvale. No kuidas teile endale meeldib sellise noore veel välja kujunematu näitlejaga teha tööd või professionaalselt, kes juba teatas on kaua tööd on? Mõlemal on omad voorused. Võib-olla, teatis ma töötan üldiselt inimestega, kes mind poolelt sõnalt mõistavad, aga vahelduseks ongi tore püüda ennast selgeks teha ka inimestele, kes mind võib-olla esimest korda näevad. No missugune lavastaja tüüp te olete, et kas teil on oma nägemus kindlalt selles mõttes, kas improvisatsiooni toimub lavastuses või te täpselt teate, mida üks näitleja tegema peab? Või kui noor näitleja pakub välja, et ma tahaks hoopis nii teha või hoopis seda või seda, kuidas see kujuneb? Ei, no loomulikult tuleb see arvesse ja antud juhul see tükk tekkis proovide käigus, nii et viimane variant valmis paari nädala eest. Ja loomulikult ma lähtun eelkõige näitlejast ja arvestan seda, mis ta teeb ja võtan kõik arvesse. Ja noortel näitlejatel on õnneks rohkem innukust ka kui vanadel haidel sageli. Nii et see aitab kaasa palju. No mis lugu see siis on? Kärbeste saar on ta nimi tegelikult, et ta koosneb väga paljudest erinevatest lavastustest. Et kuidas ta nagu ühtse terviku moodustab? No alguses oli esialgne mõte oli teha Goldingu Kärbeste jumal, aga siis ma sain aru, et see on nagu film ikkagi, film on tast tehtud ka ja kuna ma tahtsin tervet kursust, kus on tüdrukud ka, siis ma leidsin, et õigem on teha selline kollaaž, mis käsitleb üldse saare teemalisi veealuseid asju, nii et neil oleks võimalus mängida palju eri asju, sellepärast, et väga tihti, mis tihti, juhtub nii, et kui nad lähevad teatrisse tööle, siis nad peavad mängima niist asju, et üks istub ühel diivanil, nagu meie praegu, ja siis üks küsib, et Jack, et ega sa ei tea, kus Mary on. Ta läks välja, ei tea, millal ta tuleb, umbes niisuguse asju. Ja siis ma tahtsin anda neile võimaluse, et nad saaks nagu vallatleda ja näidata, mis nad oskavad. Mida nad siis oskavad? Mis nad peavad tegema? Käima kätte peal? Ei, nad tahtsid ronida hästi palju köisi mööda 20 meetri kõrgusele, seda teater ei lubanud neil, aga nad teevad muid asju, midagi niisugust.
No väiksed imed on ka, mitte küll, noh, mitte nüüd, see ei ole mingi tehniline tõrkietendus, ta enamasti on ikka näitleja. On see huvitav ka vaatel jälgida või on see ainult selline näisida meist kollaaž, et ütleme, õppejõud tulevad, istuvad seal, keerutavad pöidlad ja vaatavad, kui hea üks või teine, või siis ka lavastad erinevatest teatritest, keda endale valida, või on ka selle publikul huvitav jälgida? No ma loodan, et on. Tähendab, ma ei julge öelda, et ta kõigile oleks huvitav, sest noh, ma tean, et on inimesi maailmas, kellele mu looming eriti ei meeldi. No neile ei pruugi ka see meeldida, aga noh, tuttavad, kes on käinud vaatamas, neile on nagu meeldinud ja ma loodan, et see ring on suurem, kui need mõned tuttavad. No kuidas te seda kursust hindate? On sealt omad, ma ei tea, kellega võrrelda, oma Ita Everid või Arne Ükskülad tulemas, oma Eesti sellise tulevikuteatri staarid on sellel kursusel olemas? Teie arvates? No ma arvan nõnda, et noh, Ingo Noomet on ikka hea pedagoog ja tema ajal pole kooli tase mitteks vaas langenud, pigem vastupidi, nii et mingisugune nivoo on meil ikka olemas, kust me alla ei lange. Tähendab, minu arust viimastel aastatel ei ole lõpetanud küll ühtki niisugust nõrka näitlejat. No iseasi, kes on läinud mujale tööle või ikka juhtub, aga teatud nivoo on garanteeritud. Mis nende lavastajatega häda on, et häid lavastajaid otsitakse pidevalt tikutulega, uut sellist lavastajate peale kasvu väga teravat ei ole. Miks see nii on? Ei, ma nii ei ütleks. Nimelt eelmine lavastajate lend, kuhu kuuluvad näiteks Tiit Ojasoo ja Tõnu Lensment ja need on ju suurt tähelepanu juba äratanud. Tiit Ojasoo on minu arust praeguse ajaks huvitavamaid lavastajaid ja nüüd lõpetab meil sellel kursusel ka 4 lavastajat, kaks neidu, nende hulgas üks neist, Kadi Tudre, on siis minu assistent olnud. Ja muidugi on selge see, et võib-olla tulevikus me võtame mitte enam 4 lavastajat, vaid 2, sest tegelikult on ruumid on täis või konkurents on päris tihe. No kuivõrd on ka Eestis tegemist sellise näitleja üleproduktsiooniga, üle aasta need küll lõpetavad, aga väga suur hulk inimesi, teatritrupid püsivad siiski Eestis üsna konstantsed ja on üsna suureks paisunud riigiteatrites. No jah, selle vastu nagu võideldakse ja koondatakse ja tähendab, konkurents ikkagi toimib, kes on tubli ja kes seisab enda eest ja kes areneb, see lööb läbi ka. Kes on loid ja midagi ei tee ja loodab juhuse peale, see langeb kuidagi välja ka. See ei torka praegu silma, aga see konkurents... No, te vihjasite siin ka enda koondamisele Eesti Draamateatrist. Kuidas te tunnete ennast nüüd, kui te värskelt olete Eesti esindusteatrist palgalt maha arvatud? No tähendab, mulle öeldi, et kõik lähevad lepingusüsteemi, ühe etenduse lepingusüsteemil, esialgu tundub küll, et ainult mina. Aga eks seda oli oodata selles mõttes, et eks ma omavahel öeldes, siin hea rääkida omavahel öeldes, et eks ma omavahel öeldes olengi suurem osa oma töid olin juba tükk aega mujal teinud. Ja tegelikult ma vaikselt mõtlesin, et huvitav, mis päev see juhtub. Nüüd see väga suure üllatusena ei olnud. No tähendab see teie jaoks, mõnes mõttes selline konkurentsi küsimus, et kui te ühelt poolt olete koondatud, siis te peate endale mujal tööd leidma, et konkurentsis püsida. Paneb see teid kuidagi nagu eriliselt pingutama, eriliselt kokku võtma või ma ei tea, kuidagi teistmoodi mu tööd tegema? Kokku võtma peab ennast tänapäeval alati igal pool, aga ma peaks sülitama. Ma ei ole kuskil pidanud siiamaani küll nagu tööd kerjama. Ma ütleksin, teatud edevusega, et mul on... Tulnud ära öelda? Jah, just nii. Suurepärane, aitäh teile, Mati Unt, selle toreda vestlusest. Igatahes meie sõnum muu hulgas on ka see, et Vanalinna stuudios esietendub eeloleval laupäeval Kärbeste saar, mis on siis 21. lavaka lennu bakalaureuse töö või siis diplomi etendus ja olete kõik vaatama oodatud 9 etendust sel kevadperioodil seda antakse. Hildu. Mina võtsin just praegu välja siis selle paroodiafilme teinud Ö-fraktsiooni film, mille pealkirja praegu ei ole, aga ta räägib eestlaste muistest vabadusvõitlusest 13. sajandi alguses. Ehk selle kohta võiks öelda ka lugu sellest, kuidas Malta rüütlid ja Teutooni rüütlid hakkasid Maarjamaad jagama ja mis sellest kõik välja tuli. See on
me ütleme, et see on tõde, mida seni eestlased ei näinud Läti Hendriku kroonika taha. Sina usud Õ-fraktsiooni poistesse nende ideedesse ja nende asjasse pühendumisse. Sul ei tundu, et need Õ-fraktsiooni poisid ei ole väga tõsiselt võetavad? Vastupidi, ma arvan, et Õ-fraktsiooni poisid on väga tõsiselt võetavad, et neil, nad tuleks ära meelitada poliitikast ja panna nad õigesse kohta, ehk siis kuhugi filmimaailma. Nende probleem muidugi on see, et neil natukene napib elementaarseid käsitööoskusi, aga teisest küljest Eesti film tervikuna napib jälle häid ideid, mida neil on. Nii, ja mis on teine film? Teine film on natukene keerulisem ses suhtes, et selle idee sai alguse möödunud aastal, kui Jaak Ilmil ja Andres Maimikul valmis dokumentaalfilm Päkapiku disko. Mina nägin selle filmi esimest montaaživarianti, aga kui see oli ära näidatud, siis mitmed lapsevanemad, kelle lapsed selles filmis tunnistasid, milline vägivald koolis tegelikult siiski toimib ja ka sellest, kuidas neid on alandatud. Siis need lapsevanemad ütlesid, et nad ei taha, et nende lapsed räägiksid selles filmis, sest dokumentaalfilm oleks eluaeg hakanud tunnistama, et see inimene, kes võib-olla hiljem saab täiskasvanuks ja nii edasi, oli koolis näiteks peksukotiks. Ja selle tulemusena sellest Päkapiku diskost võeti välja õige mitu pala. Aga ma mäletan väga hästi pärast esietendust, kuidas inimesed jäid omavahel rääkima sellest, et aga minul koolis oli niimoodi. Ehk et ka nüüd üpris viimasel ajal on ajakirjanduses palju räägitud vägivallast koolis. Ja filmiprojekt, mida me tahame teha, on mängufilm selleks, et me ei osuta kellegagi otseselt sõrmega, et jah, see on see poiss või tüüruk, kellega see lugu tegelikult juhtus, aga nad saadavad oma lood. Nii nagu Karusoo on teinud teatritükke, mis põhinevad päriselt aset leidnud juhtumistel. Nii meiegi palume inimestel saata oma meili aadressil vaikivad@etv.ee lugusid alandusest või vägivallast koolis. Me analüüsime need lood läbi, professionaalsete stsenaariumi kirjutatakse, pannakse sealt üks ühene lugu kokku ja siis sellest tehaksegi üks film, mis on just nagu tõesti sündinud lugudel või dokumentaalne film, aga mängufilm. Täpsemalt infot selle kohta leiab ka Eesti Televisiooni koduleheküljelt, eks ole ju? Jah, see tuleb siis www.etv.ee/kaldkriips ei räägi, sest filmi tööpealkiri on praegu Nad ei räägi. Millal me võime tulemusi lugeda? Tulemusi peaks nüüd lugema õige pea, sellepärast et 20 huvitavamat või pikemat lugu, mis meile saadetakse, nende autoritega me võtame ühendust ja juunikuu teisel poolel me korraldame sellise workshopi või stuudio, kus me arutame seda, kuidas neid lugusid siduda üheks terviklikuks looks. Ehk et toimub selline mitteprofessionaalidele mõeldud stsenaariumi kirjutamise kursus ja selle tulemus, et nad kõik muutuvad selle filmi autoriteks seeläbi. Ja siis, kui üks juulikuus saab see stsenaarium valmis, siis võiks ju sügisel, siis kui ka päriselt koolis elu algab, film võttesse minna. Suur aitäh, Ilmar Raag, täna hommikul meile stuudiosse tulemas, nii siis saab saata lugusid, mis juhtunud on teiega, teie tuttavatega, tõesti sündinud lugusid koolivägivallast alandamisest aadressil vaikijad@etv.ee. Ja loodetavasti me saame siis nendest lugudest kuulda enne seda stsenaariumi kursuse algust siis juunikuu paiku. Jah, loomulikult. Aitäh, ilusat päeva teile, kohtume hommikul jälle.